Täna on siis inspiratsioonipäev, jah, see on see sissejuhatus. Ja, aga tõesti, et võib tunduda küll, et see tänane vibe või see olukord on, meil on nii suured nagu surved, mis meid maad ligi suruvad ja tundub, et oleme väga keerulistes oludes ja see tulevik kaob nagu käest ära. Aga mida mina võib-olla, kus mina nagu seda lootust näen, on see, et kui me vaatame nüüd nagu iga tänapäev on mingil ajajoonel, eks ole, et oli eile, on homne. Vaatame ka laiemalt, eks, et Eesti kogemus on selles mõttes nagu eriline, et siis kui meie iseseisusime, taasiseseisvusime, siis oli demokraatial nagu väga head ajad, pool ja pool, eks ole, maailma globaalsest elanikkonnast oli, kes olid autoritaarsetes riikides, demokraatlikes riikides. Me iseseisusime sellisesse nagu utoopia hetke maailma inimkonna ajaloos. Ja me tundus, et see ongi see normaalsus ja nüüd nii jätkubki. Kui me vaatame laiemalt eelmist sajandit kogu nagu selles ajajoones, sest me näeme tegelikult, et on olnud 3 sellist demokratiseerumise lainet ja meil on alati järgnenud ka selline tagasilangus. Ja on uuesti tulnud demokraatia tugevnenud ja jälle on tagasilangus ja uuesti. Ja me oleme selles 3. tagasilanguse laines. Aga see võib-olla see lootuskiir ongi nagu see, et aga me teame, et ühiskonnad toimivad niimoodi, et me jõuame nüüd ka sellesse järgmisesse 4. parema ühise elu korraldamise viisi lainesse. Et seda me võiks nagu, see võiks tegelikult lootust anda, kui me oleme tänases päevas ja nagu rabeleme, siis need mustrid aitavad meid. Teine asi, mis mul võib-olla tundub, on see, et kõik tundub praegu nii ebakindel ja lammutatud ja lahti, et millest nagu kinni hoida. Kas me jookseme nende lammutustega nagu kaasa, nagu rabelemise tunne on, et mida siis teha ja mida mitte teha ja siis lõpuks tekib kergesti ka see tunne, et ta üldse pole mõtet midagi teha. Kõik on niikuinii läinud. Et siis tegelikult tasub otsida seda, et mis on püsiv läbi aja. Minu jaoks on püsivad, ongi see, et me elame ikkagi planeedil Maa. Ehk et see, et kuidas planeedi ökosüsteem toimib või ei toimi, need on püsivad seadused, ökosüsteemi seadused. Teine asi on ikkagi inimese olemus, meie aju ei muutu nii kiiresti, kui tehnoloogia muutub, eks ole. Selles on mingi püsivus, et kuidas me mõtleme ja toimetame. Ja see, et me oleme sotsiaalsed olendid. Mina ei saa hakkama ilma meieta, ilma koostööta, ilma koos olemiseta. See on püsiv. Et kui neid asju nagu hoida meeles ja nende ümber toimetada ja otsida uusi lahendusi, siis tegelikult sealt tekib uuesti kaasa mingi uus stabiilsus. Muidugi ma tahaks ütelda, ka füüsikaseadused on püsivad, aga ma eile vaidlesin oma pojaga, kes rääkis kvantfüüsikast ja ma ei tea, kas see füüsikaseadused on päriselt püsivad. Aga inimaju ja ma arvan, planeet on nagu sellised püsi asjad. Aga sa näed neid inimlikkuse märke? Klikke, seal. Sest mul on nagu tekkinud täiesti meie viimastel kuudel selline huvitavad taipamised, et inimesed küsivad, kuule ärme chati, et helistame või et ärme teeme veebikat, saame päriselt kokku. Et mingisugune nagu vajadus sellise inimliku kontakti järgi on kuidagi niimoodi õhus, mulle tundub. Minu isiklikult elust ma näen just, neid. Ja just, ma siin detailidesse ei läheks, aga palju siin näete või näe, aga meil on see muutuse potentsiaal olemas. Ja ma olen siis, ma tegelen peamiselt siis rahvakogude korraldamisega. Viimase 5 aasta jooksul oleme Tartu kliimakogu teinud, Tallinna rohelise pealinna rahvakogu, Ida-Viru noorte kliimakogu ja nüüd äsja lõppes heaolu rahvakogu, mis oli üle pika aja nagu taas üle-eestiline. Rahvakogu on siis selline otsustusviis, kus tuleb kokku läbilõige ühiskonnast, nii suurt mitmekesisust, kui seal on nagu laua taga koos õppimas, arutamas, otsustamas, sellist ei ole mitte kusagil kaasamisprotsessides ega esinduskogudes täna Eestis. Nii et ma olen näinud seda kogemust, kõik need rahvakogud on olnud muidugi katsetused. Tähendab seda piiratud mahuga, piiratud ressurssidega. Aga mida me oleme siis nagu näinud, on kogenud ja meil on ka tõendid, kuna ma olen analüütik, on see, et tegelikult seal on suur potentsiaal muuta süsteemi, muuta seda, kuidas me ühiskonnakorraldusest nagu mõtleme. Süsteemidest saab igat pidi mõelda, eks ole, et ega siin üks lihtne nagu kiike kõik teame, eks ole, kuidas see kiigaga käib, aga selline jõuõla otsimise koht on, et mida siis, kust muuta neid süsteeme, mis on keerulised. Siis rahvakogud on seal üsna nagu tugeva jõuõla loomise nagu seal nagu nende noolekeste ja kangide juures, et kui me sinna panustame, siis see võimaldab meil liikuma saada selle palli, et milline see
tänasel sajandil nagu kestlik demokraatia olla võiks. Ja need rahvakogud on loonud sellise põhivõtete kogumi ja kindlustunde, et need uued otsustuse ja osaluse ja ka vastutuse reeglid, kui nad oleksid midagi sarnast, mis toimub nii avalikkuste protsessides, rahvakogudes, siis me tegelikult ühiskonnana looksime paremat ja kestlikumat heaolu. Nii et see kogemus on, et see inimlikkus on olemas ja seal on oluline see, et kellel on mis teadmised, kellel on mis info, kellel on milline võim otsuste üle. Ja mis võib-olla täna veel ei toimi, aga me näeme tõendid selle kohta, et seda saaks muuta, on see, et täna on ju mitte ühel inimesel või juhil ei ole kogu tarkust, et teha otsuseid. See tarkuse teadmine on laiali. Nii et see põhistruktuur võiks olla ja meil on ka nagu seda põhjust arvata, et me võiksime sinna jõuda. See põhistruktuur võiks olla see, et kuidas see tarkust tuua kokku kogu aeg, süsteemselt, püsivalt. Et need otsused ei ole ja arengud ei ole lineaarsed, nad on alati siuksed nagu kas siis ringis või spiraalis. Ja kuidas siis see kirja panna meie kokkulepetesse, õigusruumi, institutsioonide eesmärkides olemusse. Et see on see väljakutse ja see on keeruline, aga küsimus ongi selles, et need lahendused või need vihjed või nagu niši siuksed nagu ideed, need on tänapäeval juba olemas. Me võiksime need võimendada, nii et seda lootust jällegi on. Ja see sama, et me oleme ka rahvakogudes saanud seda kogemust, millest Maarja-Leena ka rääkis, et inimesed tegelikult tahavad kaasa rääkida. Nad oskavad koos arutada viisakalt, lugupidavalt ja otsuseid teha mitte oma huvist lähtuvalt, vaid ühishuvist. Et selliseid aruteluruume võiks olla rohkem ja miks mitte ka väga kõrgetel otsustustasanditel. Väga hea. Kas mul on tegelikult võib-olla sellele juurde kohe üks nii-öelda resoneeruv mõttekäik ka koosloometeadlastelt, Ansel ja Dorfing koolkonnast, kes ka ütlevad, et seni kuni meie süsteemid suruvad meid sellisesse teenuse tarbija ja teenuse kasutaja rolli sellistesse individualistlike huvidest nagu ainult seisma, et siis meil pole nagu lootustki jõuda selliste jätkusuutlike ja demokraatlike lahendusteni. Ja et ma arvan, et see kõige jõulisem nagu sekkumise koht tänapäeval võib-olla ongi see, et tasub pidada ka neid selliseid suurte küsimuste ümber arutelusid. Meie küsisime viimasel rahvakogul, et mida on heaks eluks vaja. Tohutult lai küsimus, kõik mõtlesid, kuidas niimoodi, et sealt ei tule mingit tulemust, eks ole. Aga samas, kui me märkame, et milliseid teemasid meil näiteks nagu meedias, ajakirjandusest välja tuleb, meil on õhus ühiskondlik arutelu õigluse üle. Eks see igalt poolt tuleb seda uksed ja aktas sisse, eks ole. Me ei ole võib-olla enam, hiljuti rääkima, see on vabadus, eks. See käib alati vastutusega. Et need küsimused, ma arvan, praegu on see hetk, et tasub ka sellele aega pühenduda. Et kui me üha rohkem nagu räägime endast, mis on see meie eesmärk, meie ühised väärtused ja jagame seda, siis igas selles vestluses me ühtlustame seda arusaama, mis need on. Ja rahvakogu siis lihtsalt siia näide, eks ole, et me küsisimegi, et aga mida on siis vaja säilitada, mis on see, mis meid ka tulevikus teenib ja mõelda sellele, et aga millest me peame loobuma, mis meid enam ei teeni, mis ei tee meid õnnelikuks, mis meie lastele ei taga heaolu ka tulevikus. Et selliseid vestlusi ma kutsun üles pidama ka töökoosolekutel. Et kõik vestlused ja kohtumised ja kaasamise arutelud ei pea jõudma mingi konkreetse tehnilise ettepanekuni, vaid hästi oluline on luua ka seda, et meil on üksteise vahel rohkem mõistmist ja see hakkab ise looma. Sest see on see nagu eelmise kiigepildi see kõige nagu parem koht, kui sa sinna otsa peal istud. Et sa saad aru, et mis on meie ühisväärtused, siis see paneb asjad liikuma. Suur aitäh sulle, Maiu, nende sissevaadete eest, et mis võiks meid ees oodata. Aplaus Maiule loomulikult.